sa ei sündinud alkohoolikuks. Mis siis on alkoholismi juurpõhjus? Täielikuks sõltuvuseks sulle juba saanud, nii et sa saad aru ise sellest, et see on tegelikult sulle sõltuvus. Sest esimene muutus saab toimuda alles siis, kui sa märkad, et see ei ole tegelikult okei. Juurpõhjuste maailmas olen ma juba 5+ aastat olnud, vaadanud erinevate inimeste sümptomite juurpõhjustesse. Mis siis on alkoholismi juurpõhjus? Mida peab tervendama, et toimuks muutus juurtasandil, rakutasandil? Vaadata siis alkohoolikute energiasse, siis esimene asi on see, et neil puudub kontakt iseendaga. See kontakt on ära lõigatud juba varasest lapsepõlvest ja see ei ole lihtsalt ära lõigatud, vaid see on trauma tagajärg. Punkt number 2 on see, et nad on jäänud oma vanemate armastusest ilma. Nad on kasvanud nii suureks, täiskasvanuks, et nad ei ole saanud oma vanemate armastust. Nad ei ole saanud oma vanemate tunnustust, hoolt ja nad ei ole päriselt saanud tunda, et ma olen oluline, ma olen väärtuslik ja minu üle ollakse päriselt uhked. Kui lapsel jääb varajases staadiumis see saamata, siis hilisem sõltuvus, mis tahes sõltuvus on väga-väga kerge tekkima. Ja ei ole vahet tegelikult, mis sõltuvus sul on, vaid igasugune sõltuvus on tagajärg ja summuti, enda emotsioonide ja tunnete summuti, millega ma ei saa hakkama. Selleks, et üldse funktsioneerida elus, otsin ma mis tahes sõltuvuse, et ellu jääda. Kui sa täna oled täiskasvanud ja sa saad aru, et sa oled küll täiskasvanud 50+, 60+, 70+, aga sinu sisemine laps on täiesti katki, siis punkt number 1, sul on vaja ära teha sisemise lapse rännak, tervendus rakutasandil ja samuti ära korrastada ema-isa haav iseenda sees.